No tšau, mina olen Helen ja see on minu teise raseduse lugu. Minu maailma kõige pikemana tunduva raseduse alguseks sai ametlikult tsükli järgi 24. juuni 2022 ning kuna laps oli väga oodatud ja planeeritud, siis ei olnud meie jaoks mingi üllatus saada see positiivne rasedustest ning 2 triipu leidsime testilt juba nii ruttu kui võimalik oli ehk 26. juulil 2022 ning see on siis arvutuste kohaselt umbes oli 8-9 päeva pärast ovulatsiooni. Kuigi need igasugused arvutused tunduvad siin minu seletuste järgi nii selged ja välja arvutatud, siis tegelikult oli see päris keeruline, sest mul ei olnud eelmisest lapseootusest veel tsükkel paika loksunud, ehk mul oli väga pikk tsükkel ja kuigi võis ka selle järgi oletada, millal need õiged hetked on, siis see jäi siiski oletuseks. Tsükli järgi oleks mu tähtaeg olnud juba 31. märts, mis on absurdne, sest selle järgi oleks ma rase olnud 42 nädalat ja 5 päeva. Aga näete, saime ikkagi pihta ja Mooni seemne kõhtu. Kes ei tea, siis lapse nimi on Mooni. Esimene rasedus möödus mul probleemideta ja eriliste sümptomiteta, seega ei oodanud ma ka sellelt teiselt raseduselt mitte midagi ekstreemset. Kui nüüd augustis ehk umbes 7. nädalal alanud 3-nädalane depressiooniauk välja arvata, millega ma ütleks, et ma tulin päris hästi toime. Ma lasin tal lihtsalt olla, elasin ta läbi. Keskkonnavahetuseks käisime pulma aastapäeval augusti lõpus 9 Tartus puhkamas ja septembri alguses veetsime isegi 5 ööd Laulasmaa spaas, kus ma sain käia koerte ja Leenuga rannas jalutamas iga päev. Aga tegelikult oligi füüsiliselt see teine rasedus peaaegu identne eelmisele ehk olin terve, olin tubli, tundsin end super hästi, mida ei arvanud aga minu esimene ämmaemand. Tema hinnangul olin ma täpselt nagu eelmine kordki liiga palju juurde võtnud kaalust ja see oli tema meelest siis juba põhjus, miks kodusünnituse mõte maha matta. Oma tervise pärast ei olnud ma ise üldse mures, sest ma ise leian, et kuna esiteks ma olen mitte rasedana lihtsalt nii õbluke ehk saleda kehaehitusega, siis raseduse ajal minu keha individuaalselt vajabki, tundub, rohkem energiat, mida koguda. Ja ma ei räägi meelega siin täpsetest numbritest, sest ma arvan, et see võrdlusmoment ei ole kellelegi kasulik ja minu numbrid ei ole kellegi teise numbrid ja me oleme kõik erinevad. Mina püüdes siiski meeleheitlikult oma kodusünnituse unistust täita, sest ma ei olnud selle arsti arvamusega nõus. Läksin ikkagi hirmust autoriteetse inimese ees ehk arsti ees tema poolt kohustuslikuks määratud, mida see tegelikult ei ole, rasedusaegse diabeedi testile. Kohe järgmisel päeval. Niimoodi lolli peaga siis, et kes selle kohta teab, siis teab, et selle testi jaoks on tarvis vähemalt päev ette paastuda, hästi toituda, mitte minna sinna pärast vastlakukli söömist, aga ma olin meeleheitel ja tahtsin lihtsalt selle bürokraatia süsteemiga ühele poole saada. Seega ma läksin. Ja loomulikult oli 3 näidust keskmine, normist natukene kõrgem. Ma ei hakka siin selgitama, mida see test täpselt tähendab, sest minu loo puhul ei ole lõppude lõpuks see isegi oluline, aga läks siis nii, et minu ämmaemand määras mulle kohe diagnoosi ja tõmbas siis omalt poolt kodusünnitusele kriipsu peale, sest rasedusaegse diabeediga ei ole kodusünnitus näidustatud. Ma ei olnud ammu nii löödud olnud. Ma olin lihtsalt
nii sihikindel olnud ja oma unistuse poole siis niimoodi jooksnud, et see löök oli päris tugev. Ma püüdsin ämmaemandaga rääkida, võimalusi, lahendusi leida, kuidagi parandada olukorda, mis iganes, mõtlesin uuesti teha kõike, et tõestada, et see oli lihtsalt mingi halb juhus, aga see ämmaemand ei tulnud mulle üldse vastu, nagu katkiselt grammofonilt tuli lihtsalt vastus, et aga reeglid on sellised ja ma ei saanud mitte midagi sealt vastu, seega ma olin ummikus. Ja oi, kuidas ma nutsin. Me olime Assoga lausa mures mu tervise pärast, sest see stress, mis mitu päeva kestis, oli lihtsalt nii intensiivne. Ma olin nii endast väljas, et mõne jaoks võib see tunduda pseudoprobleem, aga mina tundsin, et minu soove ja arvamust minu enda keha ja tervise kohta ei kuulata ja ma olen lihtsalt mingisugune keskmine kuskil reeglite raamatus, mitte indiviid. Tundsin, et ma ei ole nende jaoks inimene, vaid lihtsalt mingi number. Sellest võrdlemisi lühikesest, kuid ometi kohutavast perioodist väljatulemise eest olen ma elu lõpuni tänulik oma kodusünnituse ämmaemand Siirile, Tuula Fretale ja uuele ämmaemandale Astale Paide haiglast, kellest ma kindlasti ka kohe varsti räägin. Nende tugi oli mulle ääretult oluline, sest ma tundsin, et neile oma mured kurtes olen ma inimene oma murede ja rõõmudega ja nemad päriselt soovivad luua mulle võimalikult positiivse raseduse ja sünnituskogemuse. Sest vahepeal hakkas juba tunduma, et minu rasedus ja minu kogemus ei olegi enam oluline, vaid oluline on lihtsalt mingeid linnukesi ja pabereid täita. Aga lõppude lõpuks on ju kõige olulisem luua see positiivne rasedus ja planeerida positiivset sünnitust hästi meelestatult just selle konkreetse raseda soove ja omadusi arvesse võttes. Nüüd tagantjärgi tundub nii totter, et ma selle peale varem ei tulnud või kuidagi teistmoodi mõtlesin, aga tegelikult on väga okei oma tervise osas kaasa rääkida ja kaasa mõelda, ja mis kõige olulisem selle konkreetse loo puhul, teist arvamust küsida. Usaldan loomulikult arste ja meditsiini, et seda näitab ju ka see, et ma soovisin korralikult oma rasedust jälgida, kõikidel vajalikel visiitidel ja kontrollides käia ning eesmärk ongi ju planeerida turvaline kodusünnitus, kus on kohal meditsiinitöötaja ehk kodusünnituse ämmaemand. See hetk, kui ma lõpuks Paidesse teise ämmaemanda juurde jõudsin, oli nagu koju jõudmine. Tundsin end hoituna ja vabalt ja ma tundsin tõesti, et minu soovil proovitakse lahendusteni jõuda. Seega saingi märtsi alguses ametlikult jälgimise alla hoopis Paide haiglasse ja muude testide kõrval sain uue GTT ehk rasedusaegse diabeedi testiga tõestada, et ma olen täiesti terve ja tegemist oli esimese testi puhul lihtsalt halva juhusega. Ja sellest halvast juhusest oleks ju sõltunud liiga palju. Aga kui palju stressi lihtsalt sellepärast, et jõuda tagasi selle algse teadmise juurde, et ma olen täiesti ideaalselt terve rase ja nagu mu ämmaemand ütles, siis isegi kui tahaks millegi kallal nokkida, siis ei ole lihtsalt millegi kallal nokkida. Kõik näidud ehk minu tervis oli ideaalses korras, mis on ju tegelikult kõige olulisem ja mida ma tahtsingi, et arstid välja uuriks ja aru saaks ja minuga nõustuks. Aga jätame need mineviku mured ja räägime kõigest muust. Kodusünnituse planeerimine. Mina võtsin esimesena ühendust sünnitoetaja ehk Tuulaga, kelle klient, minu tuttav, jagas sotsiaalmeedias oma kodusünnituse lugu, mis mulle kuidagi väga hinge läks ja mul tekkiski siis mõte, et
võiks ka seekord mitte haiglas sünnitada. Esimene kogemus Paide haiglas oli minu jaoks nii positiivne ja võimas, mitte ainult haigla mõttes, vaid lihtsalt sünnitus kui sünnitus ise. Et ma mõtlesin, et miks mitte seekord proovida seda teha kodusemas keskkonnas ehk mitte haiglas. Seega esimese asjana uurisingi, et mis see kodusünnitus on, mis ta minu jaoks täpselt tähendaks ja millised on reeglid. Sotsiaalministri määrus number 44 kohaselt on planeeritud kodusünnitus raseduse plaanikohase ja tervikliku jälgimise ajal raseda soovil planeeritud, visiitide käigus eelnevalt kokku lepitud, väljaspool haiglat kodustes tingimustes ämmaemanda poolt vastu võetud sünnitus. Seega põhimõtteliselt loomulik sünnitus, kus iganes kodustes tingimustes, olgu see siis su oma kodu, su ema kodu, su vanavanemate kodu, kus iganes kontrollitud keskkonnas planeeritud sünnitus, millel on omad reeglid. Kodusünnitust võib planeerida terve naine, kui raseduse kulgu on jälgitud vastavalt kehtivale raseduse jälgimise juhendile, riske on hinnatud ämmaemanda ning vajadusel naistearsti poolt, naine omab tõenduspõhist ja tasakaalustatud teavet raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi kohta, keskkond ja sotsiaalne tugivõrgustik toetavad kodusünnitust, sünnitus algab ajavahemikus 37 nädalat kuni 41+6 rasedusnädalat ja nii edasi. Kõik tingimused olid minu jaoks loogilised ja tehtavad, seega võtsin juba ammu enne positiivse testi saamist Tuulaga ühendust, sest nagu ma ka talle ütlesin, ega mina ei teadnud, kuidas need asjad käivad, et ma mõtlesin, et võib siis ju tasa ja targu pihta hakata juba enne, kui see laps kõhus on. Kui positiivne tulemus juuli lõpus käes oli, saingi siis rõõmsalt arstlikusse kontrolli minna haiglasse, rasedusse registreerida ja Tuulaga siis heade uudistega jälle ühendust võtta. Tuulalt sain siis kodusünnituse ämmaemade kontakti ja edasine mööduski siis lihtsalt oodates, vahepeal ühenduses olles, infot jagades raseduse kohta. Ja 20. nädalal käisime ka Assoga koos oma Tuula juures Spinning Babies koolitusel, kus õppisime väga palju kasulikku infot sünnitusega seotud keha anatoomia ja füsioloogia kohta ja igasuguseid nippe ja harjutusi nii raseduse kui ka sünnituse ajaks. Ning kui Paide haiglast oli roheline tuli kodusünnituse jaoks olemas, ehk saime riski hindamise paberile ämmaemanda poolt sõnad kodusünnitus lubatud, sain lõpuks rahulikult hingata ja sünnituspaika tulid siis üle vaatama kodusünnituse ämmaemand ja Tuula, mis oli siis viimane samm selles osas, et kodusünnituse ämmaemanda poolt on ka vaja see roheline tuli saada, et jah, kõik sobib. Ja kui see riski hindamise paber sai lõpuks täiesti täidetud, siis see oli imeline tunne. Ma sain lõpuks hingata ja lihtsalt päriselt tunda, et ma olen ju rase, et ma saan lihtsalt rase olla. Kuigi selle raseduse juures oli tõesti väga intensiivseid hetki, mis tundusid, et varjutavad kõik muu, siis tegelikult oli ju tegemist sellise lõpphea, kõik hea olukorraga. Ja kuna rasedus tundus nii meeletult pikk, ma tegin pidevalt nalja, et ma oleks justkui 4 aastat rase olnud, siis tagantjärgi on nii vahva vaadata, et mis kõik läbi elatud on, et eluliselt nii olulisi sündmusi on jäänud selle rasedusaja sisse. Põhimõtteliselt võib öelda, et kuna ostsime oma esimese kodu ja kolisime sisse mais 2022 ja raseduse ametlikuks alguseks on juuni 2022, siis põhimõtteliselt ootasin ma ju peaaegu terve kesadepesa senise aja moonit. Kõik meie koduga seotud esimesed hetked nagu suvised roosad päikeseloojangud ja see uhke kuldne sügis ja kõik see talvevõlumaa, esimesed jõulud, aastavahetus, kõik see on jäänud selle perioodi sisse. Isegi autojuhiload tegin poole raseduse peale ära.
uskumatu. Ja ei saa ka öelda, et need viimased imelised nädalad linnulennul mööda läksid. Aga mõnes mõttes on see ju ka nii-öelda lihtsalt unistus, et lõppude lõpuks ei tea kindlalt ju midagi, et no samamoodi on haiglasünnitusega, et sa ei tea, kuidas läheb lõppude lõpuks, et sul võivad igasugused plaanid olla, aga asjad võivad minna erinevatel põhjustel siis nihkesse. Ja minu emotsioonid hetkel, mul on mingisugune probleem sellega olnud alati, et ma üldse ma ei võta seda nagu hästi või kuidagi ma olen nii stressis, kui mind kontrollitakse või mul on selline tunne, nagu ma läheks mingit eksamit tegema, et kas nad ikka lubavad, et ma oleks nagu mingi väike laps, kes läheb luba küsima millegi tegemiseks või kuidagi tunnen ennast hästi nagu, ma ei tea, et see arst on selline suur autoriteet ja mina olen selline väike mingi hiireke, kes läheb sinna, et tere, palun, ma soovin väga kodusünnitust, kas ma palun saaksin, palun. Ma ei tea, kuidagi selline tunne on ja kindlasti on huvitav tagasi vaadata, et mis tunded mind siis valdasid enne seda, kui asjad saavad kindlamaks ja kui asjad hiljem siis ka juhtuvad. Et hetkel on tähtajani vist ju 5 nädalat äkki, midagi sellist. Et täna on 27. veebruar, tähtaeg on 8. aprill. Ja noh, ega ei tea, kas ta tuleb tähtajal, kas ta tuleb enne, kas ta tuleb hiljem. Et see 37 nädalat ehk siis, et ta oleks õigeaegne, saab täis 18. märts, 3 päeva pärast esimese lapse sünnipäeva. Nii et ma ei tea, mina olen 18. valmis. Et tulgu, kui 18 on käes, siis tulgu, sest et siis on okei tulla. Eelmine ultraheli visiit oli mul umbes vist 3 nädalat tagasi ja siis oli ta juba kindlalt õiget pidi, ehk siis pea siin all, tagumik siin ja jalad siin, et niiviisi siis, sest enne seda oli ta päris pikalt risti, niimoodi meeldis talle olla, et ta küll vahetas asendit palju ja hästi palju siputas. Ta on üks suur siputaja, aga nüüd ta on üldiselt lihtsalt kogu aeg niimoodi siin pea all. No tšau, siin on nii mõnus päike, ma mõtlesin, et ma jäädvustan selle hetke. Tõesti on siin kodus hakanud tunduma, et tekib arusaam, et on uus aastaaeg, päike paistab kuidagi teise nurga alt ja uutesse kohtadesse ja niimoodi soojendab siin verandal, nii mõnus. Aga täna on 10. märts ja 13. märtsil on meil võib-olla kõige viimane ultraheli. Ja see on siis nüüd esimest korda Paide haiglas. Et me käisime Paide haiglas lihtsalt vestlemas edasistest plaanidest ja tegime KTG ja kõik see, et saime siis uuesti tuttavaks ämmaemand Astaga, kes Leenu sünni juures ka oli. Ja tema siis aitab meid selle kodusünnituse teekonnal ja on mulle juba siiani väga toeks olnud ja mul on nii hea meel, et me tema juurde tagasi läksime. Nii tahaks juba seda esmaspäeva. Samas tasub seda hetkega nautida, et mul tekkis just paar päeva tagasi esimest korda see tunne või nagu mul oli aega mõelda sellele niiviisi, et me ootame seda sünnitust nii väga, aga samas hakkab nagu kahju ka, et see ootus saab ju läbi ja me ei ole enam lapseootel ja polegi enam seda elevust ootamisest.
et ootad ja ootad, samas meeldib ju ka see ootus. Vaadake seda, mul ongi ämmaemandalt roheline tuli kodusünnituseks. Ultrahelis oli kõik super, mitte midagi ei olnud kahtlast, mitte mingeid selliseid riske ei ole, mis takistaks mul kodus sünnitada. Kõik on hästi. Enesetunde mõttes ja tervise mõttes on kõik hästi nagu eelmine kord. Aga kuidagi ma ei ole nii vett täis või paiste läinud ja ma olen, kõht on selline, eelmine kord oli ka hästi kõrge kõht, selline kõrge ja tugev siin hästi ribides, aga natukene on nagu teistmoodi ka, et jah, ma ei tea. Aga selles mõttes ei olegi võimalik võrrelda, et ma ei saa olla nendes mõlemas raseduses korraga, et igasugused asjad on teistmoodi, et emotsioonid kindlasti teistmoodi, sest esimene rasedus ma olin ju muidugi ma olin elevil, et last saada, et kõik see, aga ma ei teadnud lihtsalt, et mis mind ees ootab. Ma lihtsalt kulgesin, ei mõelnud nagu selle peale, sest mis seal ikka mõelda, ma nagu mõtlesin jah, et mingi laps on mul kõhus ja kõik see, aga peale oma esimest sünnitust ja seda rasedust on minust ju saanud nii suur, ma arvan, et võib öelda, et ma olen täitsa nagu selline fanatt natukene, et see rasedus ja sünnitus ja kõik see beebidega seonduv mind väga huvitab. Ja mulle väga meeldib rase olla, mulle väga meeldib sünnitada. Mis siis, ma olen seda ainult korra teinud. Aga jah, et sellepärast ka mu elu ja mõtted hästi palju selle ümber keerlevad ja ma olen nii elevil kogu aeg. Ja selle teise beebi tulekuga on ka see, et ma muidugi nagu ootan kogu aeg elevusest ja siis ma arvan, et see on selline natukene see wishful thinking, et selline tunne, et täna tuleb, aga kõik see, aga loogika ikkagi nagu üritan ennast realistlikult tagasi tõmmata nagu selle elevusega, et olla hetkes ja et loogika ütleb, et ta tuleb ikkagi aprilli esimese nädala lõpus, nii et. Ja mul on jäänud veel üks ämmaemanda visiit 29. märtsil, mõne päeva pärast, et lihtsalt korra veel kohtuda, kui pole veel jõudnud sünnitada ja mind üle vaadata. Aga tegelikult oleme ju sealmaal, et lihtsalt ootame. Iga õhtu magama minnes mõtlen, et kas täna on see, aga see on lihtsalt elevus. Käisin Paides ämmaemanda juures, loodetavasti siis viimasel visiidil, et lihtsalt mõtlesin veel rõhku, andsin uriiniproovi, kõik oli hästi, kõik on korras. Nii et ämmaemanda sõnul ka lihtsalt nüüd ilmselt järgmine kord ei kohtu, me panime 11. aprilliks mulle ühe aja veel. Aga no ma ei tea, see võib olla lihtsalt lootus ja elevus, aga äkki ei ole, et pigem ma hakkan juba varsti sünnitama, mitte ei pea nii kaua ootama. Ma ei tea, kevad on täielikult käes ja selline tunne, et on nagu aeg, aga see on ka sellest eelmisest mälestusest, et Leenu sündis ju 15. märtsil. Ja selliseks kevadajaks oli ta juba siin ja see kõik tundub nagu see peaks samamoodi käima, aga tegelikult on ju peaaegu kuu aega neil 2 sünnipäeval vahet.
nii et ei ole kõik samamoodi. Aga ma mõtlesin, et ma võtan selle hetke ja tulen korra siia. Ja ma ei tea, äkki see toimis, et ma tegin just vist mingi üle poole tunni igasuguseid Spinning Babies harjutusi. Kohe eriti intensiivselt, et äkki need kuidagi kutsuvad sünnitust esile. No selles suhtes ma ei ole see inimene, kes tahaks kehaloomulikke protsesse kuidagi muuta ja nii edasi, aga ma võtan seda pigem kui nagu sellist toetamist, et kui mu keha ei tahaks, ma arvan, et ma võiksin ükskõik kui palju neid harjutusi teha, see laps tuleb, millal ta tuleb, aga ma ei tea, kas või siis mu enda heaoluks, et mul on selline tunne, et ma teen midagi, kehale on ju ikka hea liigutada, et me oleme siin hästi aktiivsed küll õues, teeme aiatöid ja nii edasi, aga et sellised hetked, kus ma võtan selle aja ja teen neid harjutusi, on ju ka toredad ja kasulikud. Ja ma mõtlesingi, et ma igaks juhuks filmin, äkki tead, hakkab nüüd selle peale pihta, sest YouTube'is loomulikult nemad ju ütlevad, et nendel on nagu need šokeerivad story'd, et ma tegin neid harjutusi ja siis 2 tundi hiljem hakkasid mul tuhud. Nii et vaatame, mis siis minust saab. Märtsikuu viimane päev ja tõenäoliselt ega täna see beebi ei tule, et temast ikkagi saab siis aprillilaps, nagu oligi mõeldud. Minu kodusünnituse ämmaemandal ja tuulal on olnud mingi hullumeelne periood viimased mõned päevad, lihtsalt lapsi on niimoodi sadanud järjest pumm, beebisadu ja minul on selle üle ainult hea meel, sest et see tõenäosus ei ole tohutu, aga et kui satuks samale ajale, siis kuidas sellega saab, eks ole? On ju. Kuidas me siis saaksime niimoodi korraga kõik? Et üks sünnitab Tallinnas ja teine sünnitab Järvamaal ja kuidas siis saab kõigile toeks ja abiks olla korraga, on ju? Ja juba mitu õhtut olen ma magama läinud selle mõttega, et no nüüd tuleb öösel, nüüd tuleb, no täiesti kindlalt, no ma teen nii palju harjutusi, ma liigun nii palju ja kõik see, aga mis sa räägid mulle? Äge periood on see ootus, et midagi nii põnevat on oodata kogu aeg. On ju? Ma lugesin just paar päeva tagasi ühte hästi pikka mingit artiklit uurimistööd üldse nende sünnitähtaegade, nende vettpidavuse ja kõige selle kohta. No põhimõtteliselt on need ju üsna huupi, millal ma siis olen üle aja, millal on see sünnitus ohtlik. Et sellises olukorras ju tekivad näiteks ebavajalikud esilekutsumised ja sellised asjad, et kuidas sellega siis nagu arvestada, et see on päris huvitav. Põnev on see kõik maailm, et esimese rasedusega ma ei teadnud nendest asjadest mitte midagi, ma ilmselt alles rasedust planeerides, ma muidugi ei mäleta, aga ma olen üsna kindel, et ma sain alles teada, mis asi on ovulatsioon, kuidas käib menstruaaltsükkel. Ma ütleks, et koolis ma ei saanud seda selgeks ja ma ei saanud neist asjadest aru. Aga kogu selle raseduse ja selle teemaga olen ma saanud targemaks ja tean nüüd, kuidas need asjad käivad, nii et jäi. Ühesõnaga, mul on täna olnud mosttuju, ehk siis hormoonid kõiguvad. Ma kõndisin poes ja ma lihtsalt oleks tahtnud niisama nutma hakata seal mingi saiade vahel. Ja nüüd mul läks kõht ka lahti, mis on ka märk sellest, et keha
võib hakata puhastuma enne sünnitust. Aga noh, võib-olla ma olen lihtsalt nagu ma olen ja tujud kõiguvad ja sõin midagi imelikku. Nii et Mooni, tule välja. Mooni, tule välja. Mooni. Tule välja. Koos trenni. No tšau, täna on siis 11. aprill, uskumatu, jah, me ikka veel ootame, see maailma pikim rasedus läheb veel edasi. Nii et jah, mina olen juba sellises seisundis vaimselt, et see sünnitus nagu ei tulekski ja ma lihtsalt elan oma elu, ma ei viitsi enam märke jälgida ja oodata. Mul on täitsa nagu, no ikka on elevus, aga selline nagu mõnusalt ükskõik on selles mõttes, et ma ei ole liiga ärevil või närvis või et miks see juba ei tule, vaid nagu, mis seal siis ikka. Et täna on jah, 11. aprill ehk siis me ikkagi jõudsime uuesti ämmaemade kontrolli, me arvasime, et me sinna ei jõua, aga siin me oleme. Et jah, kuna see tähtaeg oli meil nüüd 8. aprillil ja nüüd on siis sellest 3 päeva üle, ehk siis olen 40+3. Ja Leenu oli ju ka, mu esimene rasedus oli, ma sünnitasin täpselt kui 41 nädalat sai täis. Nii et see ei ole nagu mingi üllatus, et läheb pigem pikemalt kui lühemalt see ootus. Jah, mu ennustus oleks, et hiljemalt 14. aprill sünnib ta ära. Aga see oleks juba päris kelmikas, kui ta sünniks 15. aprillil, sest et kui Leenu sündis 2021 aasta kevadel 15. märts ja meil lähedastel sõpradel sündis laps 15. mai, siis me ikka naljatlesime, et keegi peab nüüd 15. aprill sünnitama. Seega äkki need oleme ikkagi meie, mitte keegi üldse mingi teine paar. Aga jah, tore mõnus on olla, ilm on imeline, õues on nii soe, täielik kevad jõudis ikkagi tagasi tulla selle sünnituse ajaks, et mõni siin, kui siuke see moss siis talv tagasi tuli, siis oli selline tunne, et nagu ei taha või nii, aga nüüd on lihtsalt super, mul on siuke tunne, et ma võin seal õues muru peal sünnitada. Lihtsalt nii soe on. Ma sain lõpuks ometi endast ühe korraliku ägeda kõhupildi ka. Leenu une ajal ma siis käisin taimeriga möllamas seal tamme all, tegin selle mustvalge pildi endast. Et
selline võimas ja emotsionaalne pilt, aga ma mõtlesin, et ma jagan seda telgitagust ka, et kujutate ette, et ma olen seal hoovis, on ju, üksi mingi statiiviga, lihtsalt pall ja peega, jooksen edasi-tagasi. Mul oli iga kord taimeril 10 sekundit aega. Et siis vajutasin nuppu, jooksin sinna puu alla pikali, võtsin poosi sisse, siis jooksin jälle tagasi, vaatasin, kuidas pilt välja tuli, kas poos sobis. Ja vajutasin jälle ja niimoodi ma vist alla 10 katse jaksasin teha, sest see oli päris väsitav seal niimoodi joosta ja mul mingid kriimud on siin õla peal ja tagummiku peal, sest et ma olin lihtsalt paljas mulla peal seal. Tere hommikust, täna on 12. aprill, päike paistab, soe on, oleme täitsa jopeta õues või noh, meie oleme. Ja ma ei tea. Chillime. Mul sääred täiega pakud. Ma olen nii palju liikunud siin kuidagi viimase mõne päeva jooksul ja käisime rattaga sõitmas ja ma olen siin mingid raseda trenne teinud ja nii ja siis mu sääred on nii väsinud. No. Sina arvad, et täna tuleb ka? Tahaks juba opa või? Praegu veel ei saa opa, aga varsti tuleb tita välja, siis saab opa võtta. Välja tuleb, jah? Tita tuleb välja ja siis ta teeb vaa. Ja mis me siis teeme, kui ta nutab? Võtame opa, on ju? Nii, 13. aprilli õhtu. Ja kuigi 15. aprill oleks mega lahe, sest et Leenu sündis 15. märts, siis no tõenäoliselt täna tuleb, on päris kõrge. Ma ei tea, see on iga õhtu nii, aga iga päevaga läheb see tõenäoliselt loomulikult suuremaks. Ja ma ei tea, praegu tundub, et kuidagi füüsiliselt nagu, ma ei tea, mul on selline tunne, et ma olen päev otsaga olnud hästi selline puhvis näost, mis oli mul eelmine kord ka, et hommikul veel pikalt peale ärkamist ma olin ikka veel sellise näoga, nagu mul oleks padjakas. Ja kuigi ma ei ole nii väsinud kui eile, siis eelmine rasedus ka ma viimasel päeval veel mingi käisin koertega matkasin mäest üles, mäest alla ja nagu ma ei olnud mingi invaliid. Ja täna ka siin olen toimetanud ja sõitsin ATV-ga ringi veel õhtul. Mõtlesin, et loksutan. Võt, aga jah, äkki hakkab täna pihta. Päris lahe. Tere hommikust. 14. aprill. Nagu te näete, mul on mõnus puhvis padjakas. Kas see on lihtsalt padjakas? Või see on märk, et ma olen nii lõpus, et ma olen juba nagu puhvis õhupall. Ma ei tea. Ilm on vähemalt ilus. Aga tahaks küll, et Assa oleks ka kodus või kodukontoris või kuidagi. Nii igav on lihtsalt kuidagi nagu ei viitsi oma ette oodata, siin keegi võiks külla tulla, oleks nagu midagi teha. Mul on nii hea meel, et täna on reede, algab nädalavahetus ja Assa tuleb koju ja siis me saame koos perega seda ootamist mõnusasti jätkata, mida ma olengi siin soovinud, et ma olen siin päris mitu tööpäeva järjest oodanud Leinuga kahekesi, aga tahaks kõik koos olla ja hängida. Selline suvetunne tuleb peale. Traktor juba sõidab siin aia taga.
oleks nagu suvi ja homme on 15. laupäev. Nagu ma olen öelnud, naljatlenud, et kes siis nädala sees sünnitab. Meie oleme nädalavahetuseti sünnitajad, loodetavasti. Et homme oleks ju see ideaalselt äge päev, et Leenu 15. märts ja Mooni 15. aprill. Seda küsimust saan ma ka siin nüüd viimase paari päeva jooksul, et kas mingit tunnet ei ole, et kas juba tuleb või ma ei tea, aga nagu, mis tunne mul peaks olema? Mul eelmine kord ka nagu oli see küsimus nagu, et ma ei oska isegi seda kuidagi sõnastada, et nagu, et kas pole mingeid märke või tundeid või mingi kuu aega ootan juba elevusest, et kuidas siis teha üldse vahet, kas see on märk või minu elevus, et ma juba kuu aega tagasi hakkasin enda meelest nägema igasuguseid märke, et ma ei tea, iga kord, kui mingi kõht lahti läheb, siis mõtled, et keha puhastub ja kohe hakkab pihta, mida iganes. Et jah, eelmine kord oli ka niimoodi, et lihtsalt reede õhtul tuli limakork ära, seda ma nägin. Ja enesetunde poolest nagu midagi ei olnud, mul ei ole neid Braxton Hickse mingid neid toonuseid või mingid valusid või mitte midagi, et eelmine kord oli ka niimoodi, et reede õhtul tuli siis limakork ära, siis ma seda nägin, siis oletasin, öeldakse, et kui tuleb limakork, siis võib 2 nädala jooksul tulla. Aga meil oli siis niimoodi, et ma olin siis, et jess, okei, äkki hakkab kohe ruttu pihta. Ja laupäeval käisime matkamas, hullult möllasime ja siis laupäev vastu pühapäeva öösel hakkasid tuhud. Ja siis oligi nagu päris asi, et mul ei olnud mingisuguseid varem mingeid tuhusid või võltstuhusid või mingeid valusid, et kui hakkas pihta, siis hakkas pihta. Ja seekord äkki siis hakkab ka lihtsalt niimoodi, et enne mingisuguseid märke ei ole, kõik on lihtsalt samamoodi. Olen rase, olen ümar ja elan oma elu ja siis kui tahab, siis hakkab pihta ja siis ongi, tuleb. Nii et ei, mul ei ole mingeid märke või ma ei tea. 15. aprill. Täna olen siis joonud palju varikaleheteed nagu ikka. Täna eriti palju, kuidagi tuli selline motivatsioon peale, kuna on 15, et tegin kohe kannuga endale, nüüd olen kulistanud siin. Siis hommikul ärgates ma olin hästi väsinud, ma lasin endale natuke puhata, aga ma siiski, isegi kui ma istusin toas, siis ma olin selle võimlemispalli peal, keerutasin, möllasin, siis tuli motivatsioon juurde, käisin kuumas vannis, masseerisin mingi jalgu, kõike nibusid, kõike, et kuidagi kõike neid asju üritan siis teha, mis peaks kuidagi võib-olla kiirendama seda protsessi, ma ei tea. Ja käisin veel autoga ka sõitmas, mul kuidagi oli selline tunne, et ma tahaks autoga loksuda ja lihtsalt hästi kõvasti mingit bassiga muusikat kuulata, nii et käisin üksinda poes ja nii mõnus oli lihtsalt muusikat kuulata, mulle nii meeldib autos kõvasti muusikat kuulata, niimoodi, et see bass käib läbi keha ja mingid vanu lemmiklaule ja nii mõnus, andis täiega energiat ja mulle üldse ei meeldi see küsimus, mis ma saan siin, et kas mingeid märke on juba? Ma ei tea, et nagu kas peaks olema, kas mina olen loll, et ma ei näe mingit, ei tunne mingit märke või ma ei tea, mulle ei meeldi ühesõnaga see küsimus, aga seda tuleb, nii et siis ma lihtsalt vastan, et ei. On
16. aprilli õhtu, kell on 6 läbi. Täna on olnud väga tore päev, käisime hommikul koertega perega jalutamas ja olen olnud olen olnud hästi aktiivne füüsiliselt ja vaimselt ka kuidagi, olen selline energiat täis ja tuju on hea. Nii et järjekordne mõte, et kas see on mingi märk, et täna on see päev või täna öö või vastu homset. Aga jah, eks näis. Homme on igatahes jälle ämmaemanda visiit. Me naiivsed arvasime, et me juba eelmisele ei jõua, mis oli siis teisipäeval, täna on pühapäev. Tere hommikust, täna on 17. aprilli hommik ja me siiski suundume Paidesse ämmaemanda visiidile. Vaatamata sellele, et me lootsime juba eelmisele mitte jõuda ja lootsime sellele mitte jõuda. Aga näed, tähtaeg on mul ikka väga mööda paika pandud. Et juba on kohe ju 10 päeva tähtajast, nii et aga mul kuidagi, ma ei tundu küll, et ma mingi plahvatamas oleks, et täitsa tavaline rase. Me tulime just Paide Maximarketis vetsu ja mulle tundub, et äkki mul tuli limakork ära. Nii, ämmaemanda juures käidud, kõik üle vaadatud. Kaal ei ole mul tõusnud, hoopis natuke langenud. Nii et ma ei tea, laps äkki lõpetas kasvamise ja lihtsalt ootab nüüd. Aga jutud said siis sellised, et kõik on hästi, nagu ikka. Ja katsus siis üle ka, ütles, et kõik tundub väga heas seisus, et potentsiaali on. Et ei ole mingi lootusetu seis, aga täna on siis 41 nädalat ja 2 päeva ja on, mitmes aprill meil on nüüd? 17 jah. Ja kui laps hakkab tulema hiljemalt 20. ise, siis on veel hästi, aga 21. juba on mul esile kutsumine, mida ma loomulikult ei soovi absoluutselt, aga selle peale ma ei mõtle, sest et seda küll ei tule. Ma olen nagu katkised grammofonid siin oma selle sama jutuga iga kord ämmaemandaga lähen jälle sinna, mis sa siin teed, okei, järgmine kord me ei näe ja siis jälle näeme ja aga loodame siis, et täna, homme, ülehomme, meil on täitsa mitu päeva ja aega, nii et ma ei suuda lihtsalt uskuda, kui kaua võib rase olla. Kogu aeg lihtsalt istun ja vahin, lihtsalt pilk läheb utuseks ja mõtlen, et appi. Kas see tõesti on võimalik? Kuidas kommenteerid? No kes seda oleks osanud arvata, et suvi ka enne kätte jõuab, kui see lõpp tuleb. Okei, ma tean, mega tatakas, aga ma olen praegu meie välikäimlas ja kindlalt on limakork läinud, kindlalt. Ma ei näita teile, aga I'm sure. Yeah! Suur peremees ja paps loomulikult teeb siin tööd mitme mehe eest iga päev. Vägev. Ja see on lõpuks nii irooniline, et kõik minu enda loogika arvutused on ikkagi lõppude lõpuks siis äkki olnud õiged, kui nüüd täna homme hakkab pihta, sest et Leenuga oli ka nii, et kuna meil on lapsed nii planeeritud, me teame täpselt, millal meil olid katsed, mul on kõik mingi äpis kirjas,
siis Leenu eostamise hetkest päevapealt 9 kuud hiljem ta sündis. Ja kui Mooni tuleb täna-homme, siis on täpselt samamoodi. Me lihtsalt, kuna seekord mul oli tsükkel hästi pikk ja me ei teadnud selle ovulatsiooni täpselt aega, ma ei teinud mingeid teste ka, et me lihtsalt oletasime, et okei, äkki see periood, et katsetame selle perioodi jooksul siis teatud kuupäevadel. Ja üks katse oligi 17. juuli, mis on täna päevapealt 9 kuud tagasi. Nii et nii palju siin ootamist ja noh, lihtsalt me ei oleks arvanud, et see 17. ehk kõige viimane katse see õige oli, sest et katseid oli seal ammu enne juba. Aga näed, pidi ikka kauem ootama ja kõik ikkagi läheb lõpuks täppi. Huvitav, kas ta tuleb juba täna? Ma ei pea seda üldse võimatuks. Aga ma ei tea, kui tõenäoline see on. Igatahes siin viimastel päevadel on kuidagi hakanud rohkem kohale jõudma, et see sünnitus ju tuleb ka veel. Aga samas, kuigi ma üritan nagu olla hetkes või siis mõelda ainult järgmisele sammule, siis tegelikult oleme me nii kaua juba oodanud, et juba vaikselt tekib see, et see sünnitus läheb kiiresti, kuidas läheb, tahaks lihtsalt seda Moonit juba näha. Et tahaks nagu selle sammu juba edasi hüpata, aga ei. Suur samm ehk sünnitus on ikkagi seal vahel. Nii et keskendun sellele ja ootan seda, sest et see on ju ikkagi nii ainulaadne kogemus ja tahan olla selles hetkes täielikult, et ma ei ole selles kuidagi ainult selle mõttega, et saaks juba läbi, vaid et tahaks just, et ma kogen seda ja jah. Aga ikkagi, loomulikult. Eelmine kord ma ei osanud seda beebit üldse niimoodi oodata, sest et mul ei olnud kunagi last olnud ja ma ei teadnud, mis tunne see on olla ema, aga nüüd teades seda armastust, mis on lapse vastu, siis ma armastan juba ette Moonit nii palju, et ma nagu igatsen teda ja ootan teda. Et see on teisel korral siis teistmoodi. Et minust ei tule välja võõras inimene, vaid ma kuidagi juba tean seda suhet ja siis seetõttu nagu on see tema igatsus teistmoodi. Peab siis nüüd vist tuduma. Äkki ei saagi kaua puhata. Tubli oled, nii. Ja, hinga nüüd rahulikult. 2 korda. Natuke veel. Oota, kui palju. Nii, oota. Nii palju õnne. Ootame 2, 3, 4 korda ümber kaela. Tere tulemast.